Tere Margus! Tervist! Ja hea meel on sinuga siin seda intervjuud teha. Eestis on unistatud juba ammu, et Eestisse võiks rajada ka nii-öelda Eesti Nokia. Nüüd küll Nokia saatus on kõigile teada, aga sinul oli väga hea võimalus olla Nokias sees. Räägi pisut sellest taustast, kuidas Nokiasse sattusid ja mis vastutusala sul seal oli? Okay. 2007 tekkis selline arukordne võimalus liituda Eesti ühe tollel ajal võib-olla olulisem elektroonikatööstusettevõttega, mille omanike ring oli siis Ameerikast, aga välja kasvanud mingil määral ka Skandinaaviast. Pakkusime telekommunikatsioonide lahendusi, siis enda omi ja meie siis üks partner või üks klient sellel ajal oli ka Nokia. Et mina sattusin siis nendega suhtlema tänu oma ametikohale ja järjest rohkem läksin nagu nende projektidesse sisse. Ja 2008 toimus siis minu enda jaoks võib-olla siis Nokia kontekstis selline murrang, et maailma majanduskriis elektroonikatööstus tabas nagu päris valusalt ja kõik Ungari allhanke tehased valdavalt, mis siis Nokial olid sellise segmendi nagu filtrid ja lairiba antennid, kõik need ettevõtted läksid väga raskesse siis seisu ja siis lõpuks nad kõik likvideeriti. Ja kuna sellel hetkel Nokial oli kohustus nagu elektroonikatööstuses ikka hoida oma patenteeritud tooteid vähemalt 7 aastat turul aktiivsena, selleks, et kõik võrguoperaatorid saaksid neid kasutada ja siis vajadusel parendada, siis mind määrati Nokia enda poolt. Ütleme siis nii, et Nokia jätkas minuga siis töölepingud selle sama ettevõtte raames, kus ma töötasin ja ma hakkasin siis kontrollima nende erinevate tehaste toodangu ületoomist Eesti tehasesse ja vastavalt siis vastutasin selle eest, et kõik siis protsessid saaksid sellisena juhitud, nagu siis Nokia enda audit ette nägi. Ja siis, kui see tehas, kus mina töötasin Eestis, ei jäänud ka majanduskriisist nagu puutumata, siis 2008 aasta lõpp, kui me olime toodangu juba Eestisse peaaegu üle toonud, siis läks meie tehas siin kinni ja kogu tootmine viidi Aasiasse. Ja siis ma jätkasin Nokia struktuuris erinevate Euroopa tehaste ja Aasia tehaste siis käivitust, toodangu jällegi üleviimist, intellektuaalse omandi üleviimist ja olin kuni 2011. aastani Nokiaga seotud. No üks oluline näitaja üldse, mida mõõdetakse selliste suurte ettevõtete puhul ja loomulikult ka väiksemate ettevõtete puhul on tarnekindlus. Et eesmärk saavutada on alati 100% tarnekindlus, et olla siis vastav kliendi ootustele. Nüüd oma kogemustele tuginedes, millest alustada, et saavutada siis lõppkokkuvõttes 100% tarnekindlus ja rahulolu? No tarnekindlus on loomulikult üks kõige olulisem osa, kui sa oled kliendile see viimane lõik või siis see lüli, kus siis peaks tulema see toodang kliendi jaoks ja mille eest on valmis maksma, siis see tarnekindlust võib võtta nagu sellise väga suhtelise mõistena. Samas on maailmaturg ja on nagu siin erinevad praktikad sätestanud selle, et kus see tarnekindluse piir jookseb. Et tegelikult on tarnekindlus ju tootja lubadus kliendile mingi ajaühiku vältel midagi talle nagu toimetada ja seda kokkulepitud hinna eest. Ja täna on see küsimus, et mida pikem on see tarneaeg tootja jaoks, seda parem ta on ja seda riskivabam ta on. Kliendi jaoks peab see olema võimalikult lühike, ta tahab konkreetselt homme saada oma kaupa ja ta maksab selle kinni. Ja nüüd leida see õige piir siin vahel, siis kõige ohtlikum või kõige riskantsem, mida siin tehakse, on tegelikult see, et hakatakse lähtuma selliselt turul toimivatest nagu standarditest, et ma arvan, iga tootmisettevõtte või iga ostuinimene või iga logistikavaldkonnas töötav inimene on kuulnud mõisteid 4-6 nädalat. Ehk siis see on niisugune kuskil poolt tekkinud klassikaline tarneaeg tellimuse hetkest, kuni siis me selle toimetame kliendini. Väga tippkonkurentsis ja elektroonikatööstus, kust mina olen saanud oma sellise nagu põhikoolituse, sellised reeglid või sellised tõekspidamised ei kehti. Seal on kõike vaja homme, sest ülehomme on see toodang juba vana. On uued revisionid, on uued disainid, on uued tooted. Ja mis on täna nagu üli oluline on see, et ettevõtted ei hakkaks konkurentsi tingimustes paaniliselt suurendama varusid,
kas siis materjali osas, et tootmises oleks kõik olemas, ei hakkaks tootma lattu, sest nagu ma ennem ütlesin, homme võib see toodang olla juba vana. Ja kõik sellised asjad nagu peab leidma selle kuldse kesktee ja selleks, et siis neid suhteid õieti reguleerida ja see, et see tarnekindlus oleks nagu selline üheselt mõistetav eesmärk, mille poole püüelda, siis võib-olla on siin sellised 3 meedet, mis on nagu kõige olulisemad asjad, on see, et kogu tarneahelas ei ole ettevõte alati üksipäini, alati on seal partnerid. Et kui ettevõte on tootmisettevõte, siis tal on seal materjalid, erinevad tarnijad, on erinevad teenuste pakkujad. Ja näiteks materjalide tarne puhul Eesti mõistes ei ole meil olemas selliseid ettevõtteid, kes omavad ressurssi või toorenet koha peal. Siis kõik need meile müüjad väljaspool Eestit, siis nende käest tuleb kindlasti ära võtta kontroll transpordi üle. Sa pead saavutama selle kontrolli, et kui temal on toode valmis, ta annab sulle teada, et see on nüüd olemas, siis kogu transpordikorraldus tuleks võtta enda kätte. Siis sa saad kogu seda lõiku kontrollida, sa tead need riskid ära, sa tead need ohud ära ja sul on koht küsida siin samas kõrval. Vastasel juhul on see 4. osapool, kellel sinu probleemid ei lähe korda, tal on tema enda probleemid. Siis kindlasti, mis aitab oluliselt tarneriske maandada, on materjalide, komponentide, erinevate nagu teenuste kontroll ennem tarnija poolset väljasaatmist. Ehk siis inglise keeles mõiste või siis Nokia süsteemist tulnud mõiste näiteks outgoing inspection, mis meil on levinud kindlasti incoming inspection, mida paljud ettevõtted teevad, kaup tuleb lattu sisse, vaadatakse see asi üle enne kui tootmisliinile antakse, et vältida tootmistehnoloogilised riskid. Aga outgoing inspection annab selle eelise, et kui tarnija paikneb täna Aasias, kus enamus nagu toorainet täna ju on, siis 6-8 nädalat tihti peale, kui sa kasutad tavatranspordi mõistes selliseid tarneaegasid, siis 6-8 nädalat oled sa tegelikult vigasest saadetisest või mittesobivast saadetisest sinu tootmisele nagu mitte teadlik. Et see on kindlasti üks asi, et kui sa kontrollid ise transporti, sinu esindaja on transpordifirma kauba vastuvõtmisel, 3-4 riskantset parameetrit saab alati ära hinnata ja need saab siis kas siis kohe välistada või tuua väiksem partii ja samal hetkel koheselt teha uus tootmistellimus ja sa lühendad jällegi selle ära. Sest hiljem tootmises päästa 6 nädalat transpordi aega vigase komponendi tõttu on väga-väga suur risk. Ja võib-olla kindlasti üks asi, mida siin veel juurde märkida, on kindlasti auditid, iseenda auditid ja tarnija poolsed auditid. Kogu selle protsessi jälgimisel toimub ju nagu pidev riskide hindamine, probleemide lahendamine, kõik need asjad kirja pandes, järgmisele auditile minnes, vaadata, et need oleks tehtud, et sellised vastastikused auditid on nagu tõsiselt hea mehhanism, et seda reguleerida. No need auditid on tihti seotud ka mõõdikutega, mis sa ise arvad, mis on sellised 3 peamist mõõdikut, sest samas kui on ka liiga palju mõõdikuid, siis on ka väga palju sellist andmete töötlust ja kas kõik ongi nii palju neid just vaja? No üks kindel mõõdik, mida me juba rääkisime siin täna nagu tarnekindlusest, et see on nagu ise mõõdik, et kui akuraatne või siis kui täpne oled sa täna oma lepingu järgimisel, mida sa oled siis minu kui kliendiga kokku leppinud, kui ma olen tarnija. See on üks oluline asi. Teine asi, mis aitab väga-väga hästi orienteeruda, kui paigas on sinu erinevad tegevuse protsessid, on niinimetatud first pass yield või siis esmase läbimuse tulemuslikkus protsessist, et see annab sellise ülevaate, et kui sul kõik asjad toimivad, kui su sisendid ja väljundid on õiged, siis sul tuleb see toode välja, mis sa teed. Sul ei ole vaja teda remontida, sul ei ole vaja sul midagi asendada, sul tuli see toode välja, toimus testimine, toimus visuaalne kontroll, ükskõik mis toodet me räägime ja see läks otse lattu. Kõik nüüd see nagu lisategevus on koheselt risk tarnesse. Kas sa pead omama ressurssi, kas sa võtad ära rahalist ressurssi, kas sul on meeletu ajakulu, et need kõik asjad saab sellega elimineerida, kui sa jälgid pidevalt oma esimest väljatulekut punktist A lõpp-punktist. Ja mis mõõdik veel võiks olla, loomulikult efektiivsusmõõdik, et kui see esimene väljatulek on sul kogu aeg hea, aga su raha kulu sellega seoses on meeletu, kui su materjali kulu sellega seoses on meeletu, kui sa oled üledimenseerinud oma toote või oma teenuse, et siis ei ole sul mõtet rääkida mitte mingisugusest efektiivsusest.
et iga tootmisettevõte peab omama sellist kindlat marginaali, millega ta peab nagu töötama. Marginaal oma ajaühikutes, marginaal oma materjalikasutuses, marginaal oma rahalistes kulutustes. Ja sealt saavutatakse siis mingisugune protsent, nimetame seda täna cross marginiks või milleks iganes. Aga see on nagu see mõõdik, millega siis opereeritakse. Sealt sa näed ära, milline sinu tootesegment või sari või erinev tootegrupp on alla selle, milline on üledimenseeritud, sest tegelikult õiged protsessid töötavad siis, kui iga lõik on täielikus balansis. No sa ütlesid ju tehnoloogia puhul juba, et tänane tehnoloogia on ülehomme juba vana. Sama võib üle tõsta, et tänane protsess on ülehomme võib-olla vana ja protsessid vajavad ka sellist pidevat arendust ja paremaks muutmist. Et kuidas sinu kogemus on olnud tegeleda sellise pideva parandamisega ja pideva protsesside parandamisega ka Nokias, kuidas need tiimid seal omavahel koostööd teevad? Ma mingil määral pean nagu mitte nõustuma selle väitega, et protsess on vana. Protsess on tegelikult mingite tegevuste kogum ja siin jalgratast leiutada, ma arvan, et kui keegi on proovinud, siis ta kindlasti on ebaõnnestunud. Me oleme tootnud aastasadu, me oleme üksteisele müünud asju aastasadu, et protsessid on kogu aeg ühed ja need samad. Mis on oluline ja mis tuleb nagu selgeks endale teha, on see, et protsessid koosnevad nagu erinevatest lõikudest, millel on kindlad sisendid ja kindlad väljundid ja muutuvad need sisendid ja muutuvad need väljundid. Kui me rääkisime täna vananevast tootest või siis sellisest nagu ühepäevaliblikast elektroonikatööstuses, siis seal on need väljundid ja need sisendid pidevas muutumises. Ja selleks on nagu ülimõistlik protsessi parendama minnes alati võtta protsess tervikuna ja vaadata, kus on toimunud see oluline nagu turu poolt sisenenud segment, mida nüüd peab muutma hakkama. Et väga palju on selliseid näiteid, kus selliste protsesside parendamisega kaasatakse spetsialiste, aga kaasatakse väga kitsa ringkonna spetsialiste. Siis kindlasti saab sellest hea tulemus selles konkreetses lõigus. Et üks asi, mida täna, kui vaadata tootmisettevõtteid, mida nad täna teevad, on need samad auditite käigus tekkinud arusaam, et minu tootmine peab alati olema meeletult ilus, puhas, korras ja hoomatav. Meile väga meeldiks näidata oma tarni või siis oma klientidele, et siin on meil toormaterjal, siin on meil komponendid, siin on meil töövahendid, siin on meil lauad. Aga keegi ei mõtle selle peale, et jätkusuutlik ettevõte ka laieneb. Jätkusuutlik ettevõte on selline, mis on pidevas rotatsioonis. Kui turul elektroonikatööstuses midagi muudab, siis tuleb ümberpaigutusi teha. Et selles mõttes on see, et sa teed oma tänased tootmisleiaudid üli ilusaks, aga sa unustad ära selle inimeste liikumise seal, puhkepauside liikumise seal, tööriistade asukoha seal ja komponentide asukoha seal. Kui nüüd midagi muutub, siis sul kõik need asjad, millest ma rääkisin, jäävad sinna, kus nad on ja muutuvad operatsioonid ja inimesed ja oskused. Ja nüüd hakkab võib-olla mingi inimene käima päevas 40-50 minutit mingi lihtsa asja järgi, aga see on meeletu ajakulu. Et väga palju on selliste protsesside parendamist, kus jäetakse kogu lülid vaatamata, et kunagi ei tohi teha sellist ühe lüli lõikes nagu drastilisi parendusi, mis korraks teevad tuju jaoks, sest see on väga emotsionaalne suhtumine. Nüüd, kui sa oled Eestis tagasi ja oled seotud siis nii-öelda teise ettevõttega, Swiss Propertiesega, siis mida sa oled nii-öelda üle võtnud vastavalt oma eelmisele kogemusele ja rakendad nüüd Swiss Propertieses ja mida sa edasi arendad just, kui vaadata protsessi tegevust? Tänane väljakutse on sellises üldplaanis Kesk-Euroopa kinnisvara arendav ettevõte, kes siis omab kontrolli üle terve väärtusahela, ehk siis kuni kliendi ootuste kaardistamisest, turunõudest, maaostust, krundi planeerimisest, hoone planeerimisest ja kõik sellest kuni siis lõpuks elemendi tootmiseni, mooduli tootmiseni, paigalduseni, hoolduseni ja kõige muuni, siis minul sellist otsest kogemust ei olnud ennem. Aga mis on nagu väga tõsine väljakutse ja puutepunkt minu eelnevas tegevuses ja tänastes omanike soovides on see, et me proovime luua, ütleme täna revolutsiooni
selles vallas, et kinnisvaraarendusettevõte või puidutehnoloogia ettevõte on täna minemas autotööstuse sammudesse. Ehk siis kõik meie protsessid kantakse üle autotööstusest, mis on väga-väga sarnane elektroonikatööstusele, kus on täpselt samamoodi lihtne protsess, on tehtud pisikesteks osadeks, igale osale on antud vastutaja ja igal osal on oma kindel sisend ja väga-väga oluline väljund. Ja mis on nagu kinnisvaraarenduses versus autotootmises teistmoodi, on see ajaline faktor. Kui vundament ei saa täna valada, teeme homme. Kui seinu ei saa täna püsti, teeme neljapäeval, siis selliseid asju meil ei ole. Et aeg on meeletu ressurss, kui seda õieti kasutada, siis efektiivsus tuleb iseenesest. Kokkuvõttes, sul oli siin jutu sees ka hästi palju soovitusi ettevõtjatele nii-öelda erinevatest sektorist, kuna meil täna saalis viibib ka väga palju erinevatest sektorist ettevõtjaid. Aga mis on sellise soovitus või soovitused ettevõtetele nüüd selliste tulemuslike protsesside juhtimisel pidevalt, ehk siis millised on need peamised põhimõtted, millest lähtuda? No üks oli see, et kindlasti mitte väga kitsalt seda protsessi vaadata, vaid vaadata ikkagi terve ettevõtte kontekstis, väärtusahela kontekstis. Aga mis veel? No see on väga oluline punkt, et kogu neid protsesse ja tegevusi tuleb alati vaadata nagu tervikpildina. Tervikpilt on see, milleks on klient täna meie küljes. Miks ta on tekkinud meil siis kliendiga usaldussuhe, miks ta on valmis meie toodet ostma või siis meie mingisugust teenust ütleme siis tarbima. Et ülioluline on see, et see protsessi põhi püsiks samana. Ei tohi olla protsessis sellist asja, et üks või teine lüli on üledimenseeritud. Kõik protsessi lõigud peavad töötama niinimetatud autotööstusest tulnud taktmeetodil. Ehk siis kui ma midagi teen, siis täpselt see aeg ja see tegevus peab olema balansis järgmise ja eelneva lüliga. See on ülioluline. Teine, kui me oleme täna otsustajad, omanikud, tegevjuhid, volituse saanud isikud, siis kõiki protsessi lülisid, kõiki neid vastutajaid, neid tuleb usaldada. Nad teavad oma eesmärki, kui nad ei tea seda, siis nad järelikult ei ole selle protsessi nagu lüli vastutavaks, aga nad teavad, mida neil on vaja ja teavad, mida nad peavad edasi andma. Ülioluline on neid usaldada, neid motiveerida, sest siis tekib tal vajadus oma protsessi raames küsida, mida tal on vaja. Mida tehakse on see, et ma ei ole saanud seda infot, mul puudub see joonis, ma ei ole sealt saanud vastust. Küsi, sest siis sa kiirendad seda. Kui see on pidev küsimine, siis järelikult kuskil on midagi valesti. Siis tuleb seda osa hakata parendama. Et need on sellised nagu usaldusel põhinevad asjad, et ei saa nõuda inimestelt ja mida tehakse oma kolleegidelt või kaastöötajatelt. Tund aega tehakse tööd ja 3 tundi pannakse kirja, mida tehti. Sellepärast, et protsess nõuab dokumentatsiooni. Teeme sellest protsessist mitte mingi sunnimeetodi, vaid teeme sellest protsessist rutiini, mille tulemus on käega katsutav kõikidele protsessi osadele. Et see on minu arust kõige olulisem asi. Aitäh, Margus, ja soovin sulle igat edu. Suured tänud teile ka.